Kallid televaatajad, mul on hea meel teiega koos tagasi olla meie rahasaate järgmises osas, milleks on investeerimine aktsiatesse ja valuutasse. Minu saate külaline on Jaak Kuld ja ma usun, et meil tuleb väga huvitav põnev saade. Jaak, mul on väga hea meel, et sa oled nõustusid tulema siia saatesse. Et ma usun, et meil tuleb sinuga üks väga huvitav arutelu olulistel teemadel. Aitäh kutsumast. Kas see on sinu jaoks selline esmakordne saateskäik? Jah, selles mõttes on küll esmakordne, jah. Jah, aga tegelikult see on hea, kui meil elus tuleb asju ette ka meie vanuses, et me saame veel uusi asju teha. Ja ma tahtsin juba üksi sellepärast tulla, et saada see kogemus. Väga kihvt. Ja nagu mul on tavaks olnud, ma tahaks sinuga läbi käia meie erinevad saate teemad ja saada sinu käest sinu arvamus teatud punktidele. Meie esimene saade oli, mis on raha ja kust see tuleb? Mis sina arvad, mis on raha ja kust see tuleb? Raha on töövahend. Et raha ajalugu on ka muidugi omaette põnev teema, kus vanasti kasutati mingisuguseid spetsiaalseid oksi, igast variante on olnud, aga see tänapäeva raha mulle meeldib selles suhtes kõige rohkem, et ta on hästi universaalne. Põhimõtteliselt raha on siis nagu vajalik selleks, et kaks inimest saaksid omavahel vahetada mingisugust kaupa, et kuidas sa paned selle hinnapaika ja nii edasi. Ja kust ta tuleb? Tuleb üldiselt keskpangast. Jah, täpselt vastasid ära selle, mis meil esimeses saates oligi, et rääksime rahaprinterist. Ja sellest, et kus me võiks endale ka siia rahaprinteri panna, aga lihtsalt ilmselt tagajärg on see, et meie raha keegi ei taha peale meie enda võib-olla. Ja tehakse ka ju võltsraha selles mõttes, et siis tuleb eks olla enda kuurist või kuskilt garaažist see raha, aga üldiselt jah, see nagu ei lõppe hästi inimestel tavaliselt. Ja muidugi teine teema on ka see, et raha on olnud kunagi ka nii-öelda kullastandardiga, eks ole, seotud. Just. Ja meil oleks inflatsioon, mis vähendab raha väärtust ja nii edasi. Et kogu see maailm on selline hästi huvitav, hästi põnev, hästi mitmetahuline tegelikult. Ja uurida on palju. Ja. Mis sina arvad laenust, laenu võtmisest? Kas saab üldiselt öelda, et laen on halb või ei ole halb? Või... Olene, mis sa sellega teed. Et kui sa seda laenu kasutad siis väärtuse loomiseks, endale ja teistele, siis ma ei näe nagu mingit probleemi selles, aga kui sa kasutad seda laenu, ütleme lihtsalt tarbimiseks või et on oluline, et majas oleks uhke auto näiteks, kuigi tegelikult ei ole endale võimalik seda lubada, siis see laen siis on niimoodi, et siis sa oled selle laenu ori, mitte see raha ei teeni sind. Et sa oled selle väitega nõus siis, et kuna sa mainisid seda sõna laenu ori, Piiblis ongi kirjakoht, mis ütleb, et laenuvõtja on laenuandja ori, mille peale sageli võetakse, et see on nii nagu jube ja sellepärast ei tohiks laenu võtta, aga samas see on lihtne fakt ju. Kui sina võtad pangast laenu, sul ei ole nagu ilusas maailmas, sul ei ole muud varianti, kui sa pead selle ju tagasi maksma ja nii kaua sa oled sõltuvuses või seotud selle pangaga. Jah, just. Siis mis sa ütled üldiselt, kui ma küsiks su käest, et miks üldse ja millest see investeerida? Kus sa nagu esimese asjana mõtleks, et mis see oluline asi oleks? Ma alustaks sellest vundamendist. Kõigepealt tuleb ise endasse investeerida. Sest et ka omal on palju näiteid ja ka kõrvalt on palju näiteid võtta, kus hakatakse tegelema mingisuguste asjadega ilma, et oleks ennast viinud teemaga näiteks kurssi ja siis maksad lihtsalt kooliraha nii-öelda. Et inglise keeles on selline hea ütlus, et kui kuskilt kuuled mingisuguse skämmi kohta, et siis raha skämmerile, kogemus siis sellele kannatanule. Kannatanule, jah. Ja, et siis nagu õpin nagu läbi selle. Ja miks investeerida? Minu jaoks nagu seal ei ole üldse nagu mingisugust küsimust, see on olnud mul väiksest peale teema eneseareng, enesekasv, ehk siis enesesse investeerimine, loomulikult rahateemad käivad sellega kaasa, sellepärast, et raha on asi, mis põhjustab meis palju emotsioone. Just. Ja rahaga seoses tehakse tihtipeale ka hästi palju valikuid ja otsused, mis ei ole kuidagi ratsionaalsed.
Ehk siis see on nagu selline pidev eneseareng. Noh, me jõuame veel selleni, mis siis nagu varaklassidesse või sa soovid ka teada, mis varaklassidesse mina investeeriks? Jah, sinna jõuame sinuga tänase saate jooksul. Aga jah, see on väga hea nii-öelda point tegelikult, et kuna me igapäevaselt puutume kokku kõik rahaga ühel või teisel viisil, et oleks ju loogiline, et me siis natukene rohkem harime ennast, kuidas temaga tegelikult ümber käia. Ja meie elud ikkagi suures osas sõltuvad, toit, kõik erinevad asjad, meie kodu, et peaks igal juhul ennast rohkem kurssi viima. Jah, nüüd on teema investeerimine aktsiatesse ja valuutasse, sellest me saame sinuga kohe rääkida. Kinnisvara. Mis sa selle koha pealt mõtled? Arvestades turu olukorda, siis ettevaatlikkusega. Et 10-20 aastat tagasi veel oli hästi lihtne kinnisvaraga teha korralikku kasvu ja tootlus sellepärast, et kõik oli alles algusjärgus. Aga praeguseks me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus ka üks asi on Eesti siis nagu iive ja populatsioon. Et minu jaoks see nagu ei toeta seda, et peaks panema kõik kohe kindlasti kinnisvarasse. Ja loomulikult siis viimased aastad on ka näitanud seda, et kui su laenukoormus on liiga suur, siis sa võid sattuda olukorda, kus sul ei ole enam likviidsust. Just. Ehk siis sul enam raha, et katta oma neid laenumakseid, neid intresse, sest et Euribor ja edasi on ju pidevas muutumises. Et tuleb alati jätta mingisugune varu, mingisugune puhver enda jaoks, et sul oleks liikumisruumi, kui asjad peaksid muutuma. Ja see tähendab seda, et kinnisvara oleks kuidagi halb. Et mul endal on ka üks korter, mida ma annan siis üürile 2013 sai see ostetud ja praeguseks on teinud päris korraliku kasvu. Ütle kohe, kas sul on see lühiajalises või pikaajalises üüris? Lühiajalises. Sellest me ühes meie saates räägime ka. Ongi järgmine saade, et see erinevad kinnisvarasse investeerimise viisid. Aga sa oled täna nagu rahul? Jah. Selle konkreetse kinnisvara ostuga ma olen väga rahul, sest see sai tookord ostetud tegelikult selleks, et hakata rattapoodi pidama. Aga rattapoega läks nii nagu läks ja siis sai see korteriks ümber vormistatud ja siis lühiajalise üürina töötab väga hästi. Okei. Siis ma usun, et selline intrigeeriv teema võib-olla natukene on ka meil tulemas, on raha ja pere. Et kuidas peres raha majandamine olema peaks, et mis sulle esimene mõte sellega tuleb? Kui me räägime perest, siis kõige tähtsam valik siin elus on siis see partner. Olgu see siis mees või naine on ju. Et kui partner on hästi valitud, siis raha asjadega ka palju lihtsam kindlasti. Aga kui partner on kehvasti valitud, siis raha on üks peamisi põhjuseid, miks lahku minnakse. Ehk siis ei olda nagu ühel arusaamal. Ja, nagu suhe rahaga ei ole samasugune. Ja tihtipeale on see, et minu puhul oma kogemusest võin rääkida, et ma olen pigem see, kes mul ei ole vaja midagi kellegile välja näidata, ehk siis minu jaoks ei ole oluline, et mul oleks uhked autod või et mul oleks mingisugused meeletud reisid kogu aeg. Mulle meeldib pigem kasvatada ja investeerida. See on see, kust mina saan oma selle heaolu tunde. Et see tegevus ise. Jah, just see tegevus nagu pakub mulle naudingut. Ja siis on inimesi, kellele meeldib elada stiilis, et ma ei tea, kas ma homset päeva näen, et kõik, mis tuleb, kohe läheb ja veel rohkemgi. Ja kui kaks sellist inimest kokku satuvad, siis on muidugi väga keeruline ütleme siis sellist toredat kooselu teha. Sellega kohta on ütlus vist olemas, et kuidas rahaga lood on, et läheb hästi, aga tuleb halvasti. Jah, just. Et siis kipub nii olema. Ja raha ja kogudus, et ma ei tea, kui palju sina oled sellega kokku puutunud, et kirikus on tegelikult täpselt samamoodi raha teema, selline väga, ütleme ka vaieldud teema, et esimene küsimus on seal kohe see, et kas üldse peaks kirikus rahast rääkima? Mina ütlen selle peale, et kuidas teistmoodi saab, sellepärast, et ka kirikul on raha vaja. Et see raha ja pere ja raha kogudus lähevad kindlasti väga hästi kokku. Ma olen sinuga nõus, et nagu siis raha on läbiv teema igal pool ja sellest peaks kirikus samamoodi rääkima või koguduses. Ma kujutan ette, et miks üldse see küsimus tõstatub, on võib-olla sellepärast, et võib-olla mõni arvab, et raha on kuidagi halb või raha on kurjast või ma ei tea, raha on saatanast. On ju kirjakoht, mida tõlgendatakse valesti, on see, et või öeldakse sageli, et raha on kõige kurja juur. Aga tegelikult see täispikk kirjakoht ütleb, et raha armastus
on kurja juur. Jah, et öeldakse, et kui sul on palju raha, siis seda suurem nii-öelda, ma ei hakka siin vulgaarseks minema, et seda suurem nii-öelda ebameeldiv inimene sa oled, on ju. Ja kui sa oled hea südamega inimene, siis mida rohkem raha sul on, seda rohkem head saad sa teha. Ehk siis raha on lihtsalt töövahend. Aga ma hüppan nüüd meie tänasesse teemasse, sest et meil on väga huvitav ja pikk teema ees. Investeerimine aktsiasse ja valuutasse. Ja nüüd ma tahaks sinu arvamust küsida, et õpetussõnades on selline ütlus või selline ongi õpetussõna, et kergesti saadud varandus kahaneb, aga kes kogub vähehaaval, see suurendab seda. Mis see tänapäeva maailmas mis see tekitab mingi seose? Esimene mõte, lotovõitjad ja lapsed, kes sünnivad väga rikastesse peredesse. Et neil mõlemal on üsna kehva olukord, kui nad selle suure rahahunniku otsas istuvad, sellepärast, et elu ei võimalda neile saada neid vajalikke kogemusi ja arusaamu sellest, kuidas rahaga ümber käia. Ja siis jäädaksegi sellest tihtipeale ilma, et enamus väga heal järel olevad perekonnad kaotavad oma rikkuse 1-2 generatsiooniga. Ja see ongi just sellepärast, et lihtsalt nüüd see generatsioon, kes sünnib sinna rahasse, nad ei oska sellega toime tulla. Et huvitav on see, et kui on nagu vanematel raha olemas, et siis mingil põhjusel seda rahatarkust tundub, et ei anta edasi piisavalt hästi, sest et kui see eks iseloom on meil erinevad ja ikkagi, kui see rahatarkus jõuaks edasi, siis samas on häid näiteid, kus on väga pikad 70 ja nagu 100 aastat vanad ettevõtted, mis on antud käest kätte ja toimivad. Aga nii, väga hea. Võtaks sinuga, käiks läbi erinevad investeerimisviisid. Et on selline asi nagu päevakauplemine, mis minu käest on sageli küsitud, et kas see on see, mida mina teen, aga mitte päris, et on sul kokkupuudet päevakauplemisega või kuidas sina kirjeldaksid seda? Iga päev. Iga päev? Põhimõtteliselt iga päev, jah, sest et valuutade maailmas on muidugi tehakse svinkkauplemist ka, vaadatakse nagu pikemat ajahorisonti, aga enamus kauplemisest ikkagi käib siis ühe päeva sees, et sealt see nimetus tulebki päevakauplemine. Okei, et põhimõtteliselt kõik, mis sa teed, sa üritad ühe päeva sees osta ja pärast maha müüa ja unustatud. Jah, et on tehingud, mis kestavad vahel 10 sekundit, vahel paar minutit ja vahel terve päev ja vahel ka mitu päeva. Et oleneb vastavalt sellele, mida turg teeb parasjagu. Aga kas on ka mingi põhjus, miks sa valisid endale selle, et kas see, kuna seal, ütleme, nimetatakse, et päevakauplemine on selline nagu natukene närvilisem, kuna seal asjad juhtuvad kiiresti, et kas sulle meeldibki, et kogu aeg midagi toimub? Kuidas sa sinna sattusid? Ma oma loomult olen üldiselt rahuarmastav, rahumeelne. Tahan, et oleks nagu stabiilsed. Aga samas minu jaoks on see siis väljakutse, et kui ma näen neid graafikuid ja vaatan, mis seal toimub ja kui ma tunnen enda sees, et mingisugune hirm ja mingisugune paanika hakkab üles tõusma, siis see on hea koht, kus ma saan endaga tööd teha, et need graafikud ei paneks mind niimoodi reageerima seesmiselt, et selles suhtes see on selline hea enesearengu koht. Okei. Nüüd päevakauplemise kõrval, sama, mis sa mainisid ka, on selline asi nagu swing trading või positsioonikauplemine. Et siin võin öelda, see on midagi, mida mina teen. Ja tegelikult minu vastus on selles mõttes sarnane, et ma nägin, et mulle just meeldib see variant. Et ma ei tahtnud mingil määral võistelda arvutitega, sest et päevakauplemises on suur osa tegelikult roll on arvutitel. 90%. Aga siis ühesõnaga minu need ostud ja müügid, mis ma teen, on selle eesmärgiga, et ta kestaks paar päeva, paar nädalat. Aga selles mõttes sisu ilmselt on päeva lõpuks sarnane, et me mõlemad otsime selliseid kõige optimaalsemaid ostukohti ja tahame ka õigel hetkel selle positsiooni kinni panna või maha müüa. Siis nüüd on siin, kui sa näed, pikaajaline investeerimine on nagu nimetuse erinevus ja see on ka üks teema, mis on internetis palju vaieldud, et on need kauplejad ja siis on need investeerijad. Ja ma olen ühe korra proovinud seda ka ühes rahavabaduse grupis natukene nagu maha tõmmata, et minu arvates kauplemisel ja investeerimisel tegelikult ei ole nagu väga suurt vahet ja ma selgitan, miks. Me mõlemad valime mingisuguste näitajate järgi endale need meeldivad asjad, mis me tahame osta. Sina valid piltlikult
ühepäevasiseseks, mina valin ideaalis seal päevadeks või nädalateks, investor valib endale aastateks. Aga me mõlemad mingil määral spekuleerime tegelikult, sest et kui seal ei oleks seda spekuleerimise nüanssi sees, siis oleksid kõik investorid pururikkad ju, sellepärast et kui sa nagu kindla peale teaksid, mis juhtub, siis pole ju probleemi. Aga vaatamata sellele on ju investoreid, kellel ka see välja ei tule. Et see tähendab seda, et ikkagi seal on ju samasugune risk spekuleerimisnüanss juures. Ja ma ütleks, et isegi kogu elu on spekuleerimine. Selles mõttes, et see sõltub meie valikutest, milliseks meie elu kujuneb ja alati asjad ei lähe nii, nagu sa tahad. Et mis puudutab investeerimist, jah, ma olen sinuga nõus, et see on selline hästi vastanduv, et on siis inimesed, kes hoiavad pikalt aktsiaid ja ostavad kinnisvara ja see on nagu nende jaoks investeerimine, aga siis kauplemine nende jaoks ei ole investeerimine. Aga kõigil on ju sama eesmärk tootlust saada. Ja, selles suhtes on ju tegelikult kõik investorid lihtsalt kasutatakse erinevad tööriistu, erinevad nii-öelda siis ajahorisondi puhul on ka ikkagi see, et ma võin teha neid tehinguid või siis robotid teevad neid tehinguid päevasiseselt, aga lõpuks ma vaatan ikkagi seda 5–10 aasta perspektiivis miinimum. Mis siis tegelikult toimunud on ju? Jah, just. Ja, sest et jah, mina vaatan samamoodi, et mul võib olla mingid päevad, kus vaatad, et ongi väga hea, aga siis on jälle mingi periood, kus tootlus on negatiivne. Ja samas see on ka nüüd, ütleme, selles investeerimismaailmas selles mõttes loomulik, et ega sa ilmselt väga ei saa siin midagi teha nii, et sa vahepeal justkui ei kaotaks. Et see tegelikult on selle tegevuse osa. Ilma vahepeal kaotamata ei ole tegelikult võimalik pikas perspektiivis raha teenida. Ja see on sinna sisse kodeeritud, sellepärast, et ei ole võimalik investeerida ilma riski võtmata. Just. Siis võib-olla natukene räägid kauplemisrobotitest, et ta on selline valdkond, kus mulle tundub, et kahjuks on päris palju nagu ka ära rikutud seda mainet, et iga vend teeb oma kauplemisroboti ja ütleb, et näe, maksa mulle nii palju raha aga räägi natukene, et kuidas sa sattusid selle otsa ja miks sulle just need meeldivad? See on selline huvitav lugu. Kauplemisrobotitest ma olin kuulnud tegelikult juba ammu, aga ma olin ka siis, mul oli see sama seisukoht, mis ilmselt enamus inimestel, et sama hästi võid panna sinna pärdiku vajutama siis buy või sell nuppu, on ju. Ja et see pärdik teeb samasuguse tulemuse, mis siis kes iganes kaupleja või robot. Aga siis mõned aastad tagasi üks sõber kutsus mind ühele ettekandele, kus siis keegi, kes tegi, ma ei mäleta, kas magistri või doktori tööna siis kauplemisroboti, mis kauples, ma ei mäleta, kas aktsiaid või valuutasid, aga ta tegi ühe aastaga siis 12% kasvu, ehk siis kuskil 6%. Ja siis ma sain aru, et oot, ma olen vist asjadest kuidagi valesti aru saanud, et siin ikkagi vist mingisugune loogika või mingi nagu tõepõhi on all, et kui tal nagu see õnnestus, siis peaks sellesse asjasse rohkem süvenema. Ja siis ma võtsin tookord ühendust ühe sõbraga, kes siis teeb siiamaani manuaalset kauplemist. Ja siis ta rääkis mulle ühest projektist. Üks USA ettevõte oli siis just turule tulnud ja hakanud kauplemisrobotit pakkuma ja siis sealt hakkas pall nagu vaikselt veerema minu jaoks. Okei. Ma tooks siia kõrvale, et selles mõttes, kui me võtame täna suuremad maailma fondid, siis seal ju ka tegelikult inimesed rohkem jälgivad, aga fondide töö teevad ära robotid, et selles mõttes see kauplemisrobot ei ole midagi võõrast, aga ma võib-olla oma poolt lisaks siia, et enne kui üldse ükskõik, mis nii-öelda investeerimisvõimalusse sisse minna, siis oma kodutöö peaks igal juhul ära tegema, et mitte pea ees lihtsalt kuhugi sisse potsatama. No minu kodutöö oligi see, et ma osalesin sellel ettekandel. Midagi rohkem ma sellest väga ei teadnud, hüppasin pea ees sisse. Loomulikult sai ka kohe alguses siis igasugused kaotused ära maitstud seal. Ja kui rääkida robotitest üldisemalt, siis hea näide on The Medallion Fund. Just. Ja Jim Simmons, et 88. aastal investor tegelikult pandi see käima. Ja kuni siis 2018 oli see fond aktiivne ja suutis teha sellised tootlused, mis paneksid igal investoril pea ringi käima. Ja. Et selles positiivses mõttes. Ja just positiivses mõttes, jah. Okei, aga puudutame natukene teemat aktiivne ja passiivne kauplemine või investeerimine siis. Et passiivse kauplemise nii-öelda üks omadus või eesmärk on see, et sa ostad ja hoiad.
Ehk kui me võtame näiteks, see ongi see pikaajaline pool, et võtame indeksi SP500, väga palju vahet ei ole, kui öeldakse, mis hetkel sa ostad. Et põhieesmärk on see, et sa lihtsalt ostad, paanitsedes ei müü maha ja eesmärk ongi mingisugune, ma ei tea, 5, 10, 15, 20 aastat seda lihtsalt hoida. Siis, mis seal üks osa on ka, on igakuine juurde lisamine. Ja nüüd selle mõte on sama, et tavainimesel on väga raske tegelikult turgu ajastada. See on võimalik, aga see tähendab jälle seda, et tegelikult sa pead õppima, uurima, et ma igal juhul julgustaks nagu seda tegema. Aga kui sa käid tööl, tegeled oma põhiasjaga, siis sul ei ole ilmselt, inimesel ei ole aega tegeleda selle detailse uurimisega. Ja siis on välja töötatud selline asi nagu igakuine juurde lisamine, inglise keeles nimetatakse on dollar cost average. Ja kui sa ostad mingi summa eest iga kuu, siis see keskmine tuleb kokku sul ikkagi sama. Et kauplemise poole peal ilmselt sellist asja ei ole, kuna seal käib kogu aeg selline aktiivne tegevus. Jah, esimese asjana passiivne versus aktiivne. Minu jaoks isiklikult sellist mõistet nagu passiivne investeerimine ei eksisteeri. Ikkagi pead midagi tegema. Midagi on vaja ikkagi alati teha. Mingit ostunuppu on ikkagi vaja vajutada. Ja, just. Ja ikkagi selliselt isegi kui inimene, ütleme, täiesti passiivne, sa võid olla mingisuguses fondis võib-olla, paned oma raha sisse, unustad täiesti ära, siis ma ei tea, 10 aasta pärast vaatad. Ja. Aga üldiselt inimesed ikkagi ka huvituvad, kuidas need investeeringute lähevad. Ja juba see, kui sa lähed ja siis vaatad, mis su kontol toimub või mis tulemused on, siis see on minu jaoks juba tegevus, ehk siis ei ole nimetame seda siis lihtsalt madala aktiivsusega. Madala aktiivsusega, jah, just. Ja igakuine juurde lisamine siis jah, valuuta kauplemises robotitega idee poolest seda on võimalik teha läbi selle, et sa kasvatad oma siis portfelli mahtu, lisades sinna lihtsalt raha. Ja siis selle robot siis võtab selle raha nii-öelda kasutusse ja siis vastavalt sellele suurendab tehingu suuruse sinu eest. Okei. Siis, mis me rääkisime ka siin, et jah, nii-öelda sinna passiivse või madala aktiivsusega alla käib ka see, et sa ilmselt keskendugudki oma põhitööle. Ja ma arvan, et võib öelda ka selline suhteliselt turvaline keskmine on see, et see iga-aastane ootus, mida sa sealt saada võid, on umbes 10%. Et siin pensionifondid kogu aeg võistlevad oma vahel, näidatakse erinevat viisi oma numbreid, kes näitavad viimased 5 aastat ja siis, aga ütleme, et ikkagi see turu selline number, mida kõik üritavad ületada, on see 10% tegelikult, mis on umbes SP500 või selle indeksfondi selline keskmine tootlus viimase pika aja jooksul. See on siis 10% aastas on ju? Jah, just. Nüüd aktiivne pool, et mis seal all võiksid tegevused olla ja ma panin nii-öelda sellise enda, kuna mina tegelen aktiivse kauplemisega, siis tegelikult on pidev turu uurimine. Sa ikkagi pead silma peal hoidma, mis toimub, et ennetada mingisugust väga imelikku suunamuutust. Siis nüüd riskihaldus. Mina ütleks, et minul on riskihaldus ilmselt üks kõige olulisem asi üldse. Et mu käest on küsitud, et mis see nagu, kui sa peaks ühe asja ütlema, mida kõige rohkem ma tehan, mina enda poole ütleks, et ongi riskihaldus. Ja näitena võin tuua, et minu swing treidimises ma kaotan tegelikult umbes 60-70% kordadest. Aga need kaotused on hästi väikesed. Ehk siis risk-reward suhe on siis selle rewardi poole kaldu hästi tugevalt. Just, et ja numbritest rääkida, siis ma kogu oma portfellist ma kaotan selliseid 0,23% nii-öelda portfelli mahust. Aga kui ma nii-öelda õige asja külge saan, siis see võit on 3, 4, 5, 10 ja sellised protsendid. Ehk see päeva lõpuks mängibki välja, et ma võin neid väikseid kaotusi hästi palju vastu võtta. Ja ma olen kogu aeg kaitstud, aga siis need õiged asjad, mis ma pihta saan, need on oluliselt suurema nii-öelda selle tootlusega. Ja riskihaldus on valuuta kauplemises täpselt samamoodi. Kõige olulisem tegelikult kõik hakkab sealt pihta, sest et valuuta kauplemises tihtipeale kasutatakse ka võimendust. Ja. Ehk siis seda olulisem ta on, et iga nii-öelda väike möödalask või selline möödapanek siis riskihalduse koha pealt võib minna kalliks maksma. Ja selgitame lahti ka selle, et võimendus on põhimõtteliselt see, et sa laenad selle vahendaja käest raha juurde, eks sa saad, kui sul endal näiteks on, ma ei tea,
10 000 eurot muidu kasutada, aga siis näiteks sa saaksid kasutada justkui 20 000 eurot, et osta mingit valuutat. Aga see tähendab lihtsalt seda, et iga liikumine, mis turu peal toimub, sinu see kas kasum või kahjum liigub samamoodi topeltkiirusel kas ülesse või alla. Ehk see on see, millega paljud astuvad ämbrisse. Mulle tundub, et tekitab tunde, nagu sa võiksid hästi kiiresti teenida, mis ongi õige. Hästi kiiresti võid kogu oma raha ära kaotada. Just täpselt, et see mõnel juhul võib olla isegi sihuke sekundite või paari minuti küsimus ja su konto on läinud. Ehk jõuame tagasi sinna, et kõik peaks algama õppimisest ja riskihaldusest. Ei ole mõtet sisse hüpata ja teha selliseid kiirustavaid otsuseid. Jah, emotsioonide kontroll on nagu ülioluline, sest kauplemises meie nii-öelda alateadvus ja see, kuidas meid on nagu programmeeritud, siis on risti vastupidi sellele, mida on kauplemises vaja. Et seesama fight or flight režiim, mis inimesel sees on, et kõik need emotsioonid töötavad kauplejale vastu, kui ta vaatab neid graafikuid ja teeb selle oma analüüse ja otsuseid, et see ongi, ütleme, kaupleja kõige suurem siis väljakutse, kuidas saada kontrolli alla kuidas saada oma impulsi kontrolli alla ja siis nii-öelda ennast programmeerida ümber, nägema asju objektiivselt ja mitte panema mingid oma värvilisi prille ette, kui sa graafikut vaatad. See on kusjuures üks põhjuseid, miks ma üldse hakkasin tegelema kauplemisega. Et sa, ma usun, oled kuulnud, öeldakse, et maailmas umbes 95% inimestest kaotavad raha. Ja ma ei tea, umbes 3–5% on need, kes võidavad raha. Ja mina võtsin jälle, et kui on maailmas olemas inimesi, kes on minu jaoks ka Jumala poolt loodud, et nad suudavad seda teha, miks mina ei peaks? Just. Ja ma panin samasse ja hakkasin sellest minema ja täna ma ei ole raha kaotanud. Et ja ma tean, et ma annan endale aru, et ma olen kindlasti selle teekonna nii-öelda algusfaasis, aga ma olen nii-öelda püsinud enda nii-öelda eesmärkide juures. Väga hea. Nüüd räägime natukene aktsiatesse investeerida või valuutasse investeerida on tegelikult võimalik eraisikuna ja ettevõttena. Ma tahaks natukene mingid punktid läbi käia, et mis nende erinevused on. Et aktsiatega rääkides nüüd eraisikuna, siis mis meil kindlasti Eestis on riigipoolne maksuhüve. Ma nüüd ei tea kindlasti või ma ei tea täpselt seda protsenti, aga kui sa pensionisambasse paned, siis riik annab sulle kuni mingi summani nii-öelda dubleerib seda mahtu, et ma ei tea, kas oli umbes kuni 400 eurot, nad panevad teise samasuguse juurde, et see on nagu täpselt ei mäleta, mis see summa oli, aga igal juhul sa saad nagu riigi poolt sama palju juurde, mis on, ütleme, teatud olukorras kindlasti suur boonus. Nüüd minu jaoks väga oluline nüanss on jälle see, et sul on varaklasse keeruline vahetada. Ehk kui sul ongi raha seal pensionikonto peal ja ütleme, et praegu on hea aeg, turud tõusevad, teenid kasumit, aga ütleme, et on näha, et nüüd tuleb periood, kus kinnisvara hakkab hoopis tõusma ja sa tahaksid võtta raha aktsiatest välja ja panna kinnisvarasse, siis eraisikuna, mis juhtub, on see, et sa võtad välja, maksad tulumaksu ära, paned kinnisvarasse, vahepeal oled sa seda summat 20% võrra nii-öelda vähendanud. Kinnisvarahinnad tõusevad, ei tea kui palju, müüd maha, tahad tagasi panna aktsiasse, maksad uuesti 20% tulumaksu selle pealt. Ja et ühesõnaga, et ei tundu nagu väga hea variant. Et ühesõnaga, et kui püsida nagu oma selles varaklassis pensioni koguda, siis on hea, sest et sa saad hüve, aga kui sa tahad nagu erinevate varaklasside vahel liikuda, siis mulle tundub, et see ei ole enam tegelikult väga optimaalne. Jah, eraisikuna ma isiklikult ainuke koht, kuhu raha paneks, olekski pensionifondid. Et kõik muu tegevus võiks olla vähemalt Eesti maksusüsteemis ettevõtte all. Just. Ja mina olen sama teed tegelikult läinud päris pikalt juba. Et kõik, mis vähegi võimalik nii-öelda investeeringud panna ettevõttesse, seal on palju mugavam seda ringi teha. Mu käest on küsitud muidugi, et üks asi, millega peab arvestama, et kui alguses see summa on väga väike, siis on tõesti keeruline. Kui me räägime võib-olla seal 500 või 1000 eurot, siis on keeruline sellepärast, et ettevõttel tuleb raamatupidamiskulu. Mina olen soovitanud, et vähemalt ma ise ei taha olla raamatupidaja. Et selleks on inimesed, kes õpivad, neile meeldib seda teha, et kui on väike ettevõte, siis lihtsalt see raamatupidamiskulu võib alguses su kasumit võib-olla ära süüa. Et sellega peaks kindlasti arvestama. On ka variant endale raamatupidamisteema selgeks teha, et kui nagu on piisavalt aega, sest seal mikroettevõtte raamatupidamine on tegelikult üsna lihtne. Okei, et samas nõuanne nendele, kes näevad, et neil on aega,
miks mitte, teed selle esialgse baasi endale selgeks ja siis teatud hetkel alles viid selle üle. Nüüd ongi natukene ettevõtte poole pealt rääkisime ka, et kindlasti on nimetame maksusoodustusteks neid, et kuidas sa saad investeeringuid paremini ringi liigutada. Varaklasse on kerge ringi liigutada ja suurem kontroll. Et ma leian jah, et ettevõtte all sul on suurem kontroll üldse erinevate tegevuste üle. Maksusoodustuse koha pealt üks väga oluline aspekt on, kui inimene saab palka ja siis, kui ta nüüd investeerib ja saab siis, investeerimiskonto ka olemas eraisikutele, aga tuleb seesama siis tulumaksu tasumine investeeringute pealt. Vähemalt praegu Eesti maksusüsteemis ettevõtte alt sa saad selle tulu reinvesteerida ilma, et sa peaksid vahepeal neid makse maksma. Ehk siis see liitintress saab nagu paremini tööd teha, sellepärast, et sinu summa pealt ei lähe need maksud maha. Et see on nagu see peamine eelis, mida mina näen, miks ettevõtte kasutada. Nüüd ma tahaks järgmise asja juurde minna. Meil on igas saates on tarkuse terad. Ja seekord ma valisin jälle Koguja 1.9, kusjuures, kes ei tea, Koguja on kuningas Saalomoni kirja pandud mõtted. Ja meil on kirjas, et kuningas Saalomon oli omal ajal kõige targem inimene üldse, sest et talle ilmus Jumal unes, küsis, mida sa soovid ja ta ei tahtnud raha saada, ta ei tahtnud kuulsust saada, ta ütles, ma tahan tarkust. Okay. Ja talle anti seda, ma nimetaks niimoodi, et anti seda ämbriga. Ja ta kirjutas, kui ma õigesti mäletan, üle 3000 sellise tarkuse mõtte ja mis mind on aidanud investeerimises tegelikult ja see andis sellise tõuke on see, et mis on olnud, see saab olema, mis on tehtud, seda tehakse veel, ei ole midagi uut päikese all. Et selle mõte oli see, et tegelikult ütleme, et need asjad, mis meil nagu liikuma pandud on, samad asjad korduvad. Ja mulle investeerimise koha pealt andis nagu julgus sealt, et need asjad, mida tehti 50 aastat tagasi, samad reeglid tegelikult kehtivad täna. Fundament on sama. Fundament on sama, et see andis mingit moodi nagu kindlustunde, et ma ei pea leiutama mingit jalgratast, et kuidas uuesti ise peale hakata. Et mis sinu mõte sellega seoses oleks? Kui see tarkus, mis just välja käisid, ei peaks paika, siis robotid ei töötaks. Sellepärast, et robotid otsivad mustreid ja mustrid ei ole mitte midagi muud graafikutel kui siis tegelikult inimeste psühholoogia. Ja siis põhimõtteliselt robot siis tõlgendab seda kõike ja leiab siis erinevad mustrid ja lähtuvalt sellest siis teeb oma ostu ja müügi otsuseid. Ja olene muidugi nüüd robotist, kui paindlik ta suudab olla, kui hästi ta suudab kohaneda mingisuguste asjadega, et missuguseid parameetreid ta jälgib kogu aeg. Osad robotid on sellised, mis töötavad enamuse ajast. Osad on sellised, mis töötavad vähem aega, sellepärast, et nende see silmavaade või see tarkus on väiksem. Ütle mulle seda. Me oleme sinuga käinud paaril korral trennis koos. Nii. Et ma liigun sealt teist tüüpi tarkuse juurde enda arvates. Et miks sina oled valinud, et sa tahad käia trennis? Kui oluline see sinu jaoks on? See on nii oluline minu jaoks, et ma isegi käin võistlemas. Okay. Jah, et rattasporti. Ja minu jaoks on inimesel 2 režiimi. Ehk siis inimene kas kasvab ja areneb või mandub. Et mingit vahepealset asja ei ole. Ja väga hästi öeldud, jah. Ja kui ma ei keskendu parasjagu arenemisele, siis see tähendab seda, et ma tegelikult mandun. Ja see kohe ei pruugi võib-olla ennast tunda anda või see ei märka seda kohe, sellepärast see töötab samamoodi nagu liitintress, aga tagurpidi. Et mida pikemalt et mida pikemalt see enda arendamisega ei tegele, seda rohkem sa mandud ja varem või hiljem siis see hakkab ka mõjutama sinu ja sinu lähedaste elukvaliteeti. Aga mis hetkel sa jõudsid selleni? Et on see sul lapsepõlvest kaasa antud või sa üks hetk läbi mingi sündmuse jõudsid sinna, et tegelikult peaks ikkagi keskenduma trenni tegemisele ja ma usun, et sel juhul ka toitumine. Toitumine on ka väga tähtis, jah. Minu jaoks, mul on olnud kogu aeg mingi selline uudishimu elu vastu ja selline rahutus, kogu aeg tahan kogeda, proovida uusi asju, et selles mõttes nagu minu jaoks see enesearengu teema
tuleb kuidagi loomulikult, aga mis puudutab nüüd sporti konkreetsemalt, siis kui see rattapood sai tehtud, siis ma nagu sain aru, et ma hakkasin võistlemisega tegelema, see annab nii palju mulle mentaalses mõttes juurde, et panna ennast olukordadesse, kus keha karjub, et ei ära tee seda, aga siis distsipliin. Ei, ma lähen edasi, ma lähen lõpuni, ma ei anna alla ja ma näen, kuidas see nagu kandub ülejäänud siis eluvaldkondades üle. Okei. Sul on poeg ka. Ja. Kuidas sa näed, et sinu selline trenni tegemine ja toitumise jälgimine, kuidas see teda mõjutab? Positiivselt. Jah. Räägib ise, et täna ma võin vett, see on väga hea jook ja siis talle meeldib ka võistlemas käia, kus juures ta praegu see aasta, see hooaeg me ei ole veel ühelgi käinud, aga siis ta räägib mulle kogu aeg, et kuule, et millal me võistlema läheme. Et talle meeldib ka võistelda ja siis, kui ma näiteks käin jõusaalis, ma võtan ta vahel kaasa, siis ta hakkab ise seal toimetama ja vahel on niimoodi, et kodus ütleb mulle, et kuule, mitu kätekõverdust ma võiks teha. Et ta on 6-aastane küsimu käest, et mitu kätekõverdust ma võiks teha. See on nagu, sellised hetked on minu jaoks nagu hästi ägedad, sest mul ei olnud sellist eeskuju. Ja mina nagu soovin enda siis poisist, et ma soovin, et temast kasvaks iseendaga hakkama saav mees, kes loob teistele väärtust. Aga mis sa arvad, et kas tänu sellele tegevusele sa viita põhimõtteliselt teerajale, kus ta juba varajasest noorusest hakkab neid õigeid asju tegema, et kui sina ütleme, et sa suruks teda trenni tegema, aga samas sa ise trenni ei teeks, eeskujuks ei oleks, siis on suur tõenäosus, et ta nagu võib-olla kui hullult sunnitakse, siis ta nagu käiks, aga kui ta vähegi saab, siis ta nagu üritaks sealt ära tulla. Ja, no see eeskuju nagu loeb rohkem. Nagu öeldakse, monkey see, monkey do. Et sa võid rääkida mida iganes, aga kui sinu tegevus ja käitumine ei lähe sinu sõnadega kokku, siis ikkagi lähtutakse sinu käitumisest ja tegevusest. Okei. Kas on mingi asi, mida sina tahaksid öelda, ütleme, kas piltlikult oma pojale või mida sa ütleksid täna enda teadmiste juures noorele Jaagule? Ma ütleks seda, et ära karda raskusi mitmel põhjusel. Üks on see, et elus ei ole võimalik elada niimoodi, et raskused sinu teele ei tule. Ja. Et see on nagu juba sisse, see on nagu nii-öelda garanteeritud, et raskused tulevad su teele. Ja kuna me kasvame läbi raskuste, siis selles suhtes võta need kõik avasüli vastu, aga õpi nendest, et selles mõttes, et mine nii-öelda pea püsti edasi alati. Et vahet ei ole, kui meil nagu raskust või väljakutset ellu ei tuleks, siis meil ei tekiks ka põhjust areneda või muutuda. Ja, just. Ja see on ka üks selliseid väljakutseid, mille peale enne nagu ise ei tule, kui ei ole kogenud seda, et okei, kui sa oled saavutanud mingisuguse rahalise vabaduse, ütleme, et sinu põhivajadused on kaetud investeeringutega, siis see inimene, kes ei ole sinna jõudnud, ta mõtleb, tal on nii hea, tal on nii lihtne elu, tal ei ole mitte ühtegi probleemi, mitte ühtegi väljakutset, kõik on lihtne, elu on lill kogu aeg. Aga siis tekivad teised mured. Kuna siis see eksistentsiaalne küsimus või nagu hirm, et okei, et kas ma saan otsotsaga kokku või mitte, et seda enam ei ole, siis see osa nagu kukub ära ja siis tekib küsimus, okei, aga mida ma nüüd teen? Või nagu, mis minu missioon nüüd on või kes ma nüüd olen, et osa nagu sinu egost või siis osa sinu minapildist nagu kukub ära järsku ja siis on vaja hakata leidma neid tegevusi ja põhjuseid, miks edasi minna. Sest et on ka palju neid, kes just need, kes näiteks sünnivad rahasse, siis neil ei tekigi sellist hetke või sellist võimalust, et nad peaksid iseennast nagu leidma, iseennast avastama, iseennast kasvatama. Ja, kõik on antud mingis mõttes kandiku peal, kui vanemad ei ole taibanud seda mitte liiga lihtsaks nende jaoks teha. Ja selline elulähedane kogemus puudub. Kusjuures siit üks teema, mille peale ma olen väga palju mõelnud, see elulähedane nii-öelda kogemus, et kas sa arvad ka, et praegu on palju noori, kes kasvavad üles nüüd koos AI-ga. Ehk meil ka koolides juba üha rohkem öeldakse, et sa võid AI-d kasutada, aga lihtsalt ütle õpetajale pärast, et näed, ma kasutasin seda nii ja tegin neid ja neid asju, aga meie sinuga nooruses, meil ei olnud sellist varianti. Me pidime nii-öelda ise välja mõtlema, ise tegema, et ma näen, et see oht on see, et kui tänapäeva noored kasutavad, siis, aga neil puudub, teatud noortel puudub varsti see oskus ilma AI-ta üldse midagi teha, sest nad ei ole harjunud. Ja nüüd, kui me ütleme 5 või 10 aasta pärast
paneme AI kinni. Mis siis juhtub? Mina oskan, ma ei tea, kartuleid mulda panna ja kätega ehitada midagi, autot remontida, erinevaid asju teha. Aga need noored, kes tänapäeval juba kõiki probleeme lahendavad ainult AI-ga, siis ma ei tea, mis sa arvad? Keda sa noorte all silmas pead? Nagu mingi... Ma ütleme, et tegelikult täna näiteks 7-aastane edasi, kes juba koolis vaikselt proovib AI-d ja ütleme, kui see käest ära lasta, siis ta oma koolitöid ja erinevaid eluprobleeme põrgatabki AI-le ja küsib tema käest, aga nüüd, kui ta on 15-20, ta on seda kogu aeg harjunud tegema, sest et nii on lihtsam. Ja 20-aastasel inimesele võtad ära selle. Ta on kõik oma küsimused saanud sealt, aga nüüd enam ei saa. See on täiesti omaette teema tegelikult, mis vääriks ka kindlasti omaette saadet. Et ma näen seal nagu mitut aspekti. Üks on see, et tihtipeale noore inimesena sa võid saada selle AI käest tegelikult paremaid ja kvaliteetsemaid vastuseid kui oma vanemate käest näiteks. Et kui on mingisugused teemad, aga teistpidi ma saan ka nagu aru, mida sa silmas pead, sest et sa ei pea võib-olla nii palju ise enda peaga nagu mõtlema. Teine probleem, suurem probleem üldse nagu tänapäeva ühiskonnas ongi see, et me oleme kõik kuidagi nii silodes või nagu nii spetsialiseerunud mingisugusele asjale, et sellised fundamentaalsed oskused on nagu jäänud hästi tahaplaanile. Nagu seda autoremontimine või mingid sellised lihtsamad asjad. Ka meie vanuses tegelikult on väga palju neid, kes ei saa hakkama selliste asjadega. Ja tänapäeva nagu linna keskkonnas elamine, sa ei tea kunagi, millal see naaber võib hakata siin ka mingisugused rumalusi tegema, et võib juhtudagi see, et üks hetk sul ei ole elektrit, sul ei ole vett. Mis sa teed siis? Ja kui sa ei oska ka midagi teha, isegi kui sul on võib-olla mingi maakod olemas. Käest ei saa küsida ka. Jah, sest just elektrit ei ole. Et selles suhtes see on tõsine probleem, et kindlasti peaks keskenduma rohkem ellujäämis siis oskustele ja teadmistele. Nagu sa ütlesid, selles mõttes väga huvitav, et täitsa saaks eraldi saate teha teemal, kuidas teda ära kasutada ja samas, kuidas teda kindlasti mitte kasutada. Aga mida me oleme hästi sisutiedas vestluses olnud, et mida sina televaatajale mingi ühe punkti ütleks nüüd meie teemadest, et mida ta kindlasti võiks teha, et edasi liikuda selles valdkonnas? Kes on algaja? Hakka pihta lihtsalt. Et sa võid lugeda 1000 raamatut ka, aga kui sa pihta ei hakka, siis mitte midagi ei juhtu. Just. Väga point. Ja arvesta sellega, et kaotused tulevad. Need on nagu vältimatud. Et kui sa oled valmis selliseks põnevaks rollercoasteriks või nii-öelda lõbusõiduks ja arvad, et sa suudad kaotustega toime tulla ka, siis on see valdkond, mida võiks proovida. Kui sa kohe tunned, et ei, siis pigem vaadata midagi natukene rahulikumat ja turvalisemat. Ja muidugi kaotustega saab alati õppida toime tulema. Ja, kindlasti. Aga Jaak, suur tänu, et sa tulid minuga siia vestlusesse. Meil on olnud väga sisutie saade. Ja ma loodan, et televaatajad said ka siit väga palju ja andke meile jätkuvalt tagasisidet. Järgmise korrani.